Tere tulemast kuulama Euronics taskuhäälingut. Tänases saates osalevad Meelis Väljamäe ja Indrek Sillaste ja täna me räägime põhiliselt üle 2 aasta jällegi toimunud Euroopa suurimast tehnikasündmusest ehk IFA messist, mis just Berliinis lõppes. Aga alustuseks räägime ühest teisest põnevast tehnikaga seotud uudisest ja kiidame natuke ennast. Nimelt meie Viljandi poes on tööle asunud robotkuller koostöös siis Clevoni ja TPD-ga Clevon 1, mis toob siis Viljandi poest ostetud pakid Viljandi linna piires inimestele koju kätte. Põnev on see sellepärast, et selliseid päris ise liikuvaid ilma juhita nagu roboteid väga palju ei ole, et me siin Tallinnas teame, et Starship toob toitu, eks ole, selliste pisikeste kuukulguri moodi asjadega, aga see Clevoni pakirobot on selline, ütleme, kuskil mopeedauto suurune, pisikese sõiduauto suurune iseliikuv robot, kus on kast peal ja ta sõidab ikkagi nagu sellise täiesti tavalise autokiirusega, eks ole. Ta ei ole enam selline jalakäija kiirusega liikuv asi. Jah, et muude robotidega võrreldes, kui vaadates nii-öelda videot vaatad ja nii-öelda üldliikluspildis on ta ikkagi hoopis kiirem kui need pisikesed robotid. Nii et, ja kiirem ka kui need bussid, mida testiti siin inimeste vedamiseks, mis liikusid päris aeglaselt, et see robotkuller peaks nüüd liikuma, lubatud on 15 minutiga Viljandi linnas, et võiks kuskile kohale jõuda. Et ta on iseenesest selline kõige kiirem iseliikuv robotsüsteem, mida mina näinud olen, eks ole, ja nüüd on meil siin, me läheme paari nädala jooksul töös, proovime teda, vaatame, kuidas see töötab, aga edukalt töötab, siis ilmselt tulevikus kasutame edasi, et iseenesest kõik, kes tahavad seda oma silmaga näha, siis ja Viljandis asuvad, võivad meilt midagi tellida, et selline isegi tegelikult väiksem teler mahub sinna sisse ära või näiteks sinna keskmine ahi, eks ole, päris suured tooted ära ei mahu, aga ta ikkagi on piisavalt suure kastiga, et sinna mahub ka nagu selline arvestatavas koguses asju ära. Jaa, et 1,50 m oli kaubaruumi pikkus, 85 senti oli laius, nii et tegelikult peaks suht märkimisväärselt suur teler isegi sinna sisse mahtuma. Ütleme, 30 minutit istub kuskil ummikus ka natukene, et ega ta sealt kuskil mööda kõnnid sõitma ei hakka, et 35 minutit ja sul on uus telekas kodus juba. Just. Esialgu, kui mälu mind võttes 25. septembrini see testperiood käib ja siis edasi vaatame, seda ei saab, aga seni saab kindlasti selle roboti põnevaid teenuseid kasutada. Tõenäoliselt huvitav ja selline populaarne asi, et eriti kui see nii kiiresti käib. Just. Lähme siit võib-olla siis otsapidi Berliini, et käisin meie siis, ehk siis Euronixi inimesed üle 2 aasta või 2 aastase pausi järel on IFA mess, mis on Euroopa suurim tehnikasündmus või selline tehnikanäitus võiks öelda, on siis olemas jälle või toimus uuesti. Selle aastal küll natuke väiksemas mahus, sest et ilmselt ikkagi see pandeemiast tingitud sellised värelused on siiamaani turul olemas, et päris palju selliseid suuri tootjaid seekord ei osalenud, JBL ei olnud, Philipsit ei olnud, Sony ei olnud, Pioneeri, Onkiot, audiotootjaid ei olnud, Hisense'i millegi pärast ei olnud. Aga samas oli ka nagu väga palju selliseid tuntud nimesid oli olemas, näiteks Samsung ja LG olid suurelt väljas ja kodumasina tootjad enamus, keda aga meie pakume siin Pekko, Bosch, Liiber, eks ole, kõik olid suurelt väljas. Ja selle pärast võib-olla oli ka natuke rohkem tähelepanu ja sellist ruumi sellistele väiksematele tegijatele. Võib-olla ma natukene räägingi üks asi, mis nagu mina, kes erinevalt Indrekust nagu päris iga päev tehnikat oma silmaga ei näe ja pean selleks spetsiaalselt kuhugi minema, siis minu jaoks oligi see jällegi huvitav selle poolest, et seal oli päris mitmeid asju, millest ma kohe varsti räägin, mida ma ei pidanud nagu põnevaks ja huvitavaks enne, kui ma neid oma silmaga nägin. Ja see on nagu päris tihti nagu see, et sa pead oma silmaga nägema. Alati on oma silm on alati kuningas ikkagi, et võtadki kätte, lähed, vaatad, võimalus. Täpselt. Ja võib-olla alustamegi sellest, et kõige suuremast, kes iga aasta on nagu IFA-l ikkagi olnud nagu absoluutselt kõige suurem boksiga, see on Samsung. Samsungin oli nagu 2 sellist või 3 huvitavat asja. Esimene asi oli siis, ma ei tea, kas sina tead sellist Odyssey Arc monitori, mis on selline kumer monitor, 55 tolli, mida saab pöörata püsti ja mina olen seda nagu varem videos näinud ja ma olen seda näinud ka piltide peal ja ma olen kogu aeg arvanud, et see on selline asi, mille puhul Samsung näitab, et näed, ma oskan ka sellist asja teha, et ega tegelikult tarvis ei ole. Ja siis kui ma sinna taha maha istusin, päriselt nagu füüsiliselt oma silmaga, oma kätega katsusin ja siis ma sain aru, et see tegelikult nagu väga äge asi. Ta on sellest, et ta on suur, ta ütleb sul telerina, sa mahutad sinna mitu ekraani korraga ära, see tarkvaraga saab liigutada, aga kui sa pöörata püsti, siis praegu meie olukorras, kus me siiamaani ikkagi teeme päris palju tööd kodukontorites ja peame koosolekud ja selliseid asju, siis see on ideaalne selleks, et lükkad selle Teamsi või Zoomi akna kõige üles, kuhu sa pea pidevalt vaatama inimest nägusid ja mingi asi, mida sa presenteerid, mingi ekraan on sul parajasti ees ja võib-olla mingi kolmas asi on veel all, eks ole, et see
selle asja funktsionaalsus oli niivõrd palju parem, kui ma oskasin pildi pealt arvata, et see oli nagu üllatav, et ma ei nagu, see on näide sellest, et pead oma silmaga vaatama. Just, tihti sa ei tule üldse üks asja pealegi, et just. Niimoodi saaks ka teha, sa oled harjunud oma monitoriga, aga tegelikult jah, see püsti lahendus, nende teistpidi ekraanide jaotus sinna peale, et ühed asjad jah, niisugused taustaplaani asjad on sul ühes otsas või siis kõrgemal ja aktiivsemad asjad on sul keskel, et endal on mugav jälgida, nii et tegelikult on see niipidi, see püstipidi ekraani või monitori lahendus on tegelikult ongi nagu võimalusena väga lahe asi. Just. Ja tegelikult on samased julged lahendused teevad teised, et LG tegi ilusti sellise, kus on siis 2 nagu monitori üksteise peale pandud selline nagu põhimõtteliselt ruudukujul või 4:3, aga ta siis saab ka teha 2 erinevat 16:9 või 16:10 ekraani, eks ole, sellest, et väga see huvitav lahendus. Ja teine asi, mis mul Samsungi boksi samas monitoride juures silma ei tegelikult, mis jäi kaugelt silma, oli OLED monitor ja see on nagu Odyssey OLED 34-tolline. See kumer, mis läheb kumeraks. Just, see ongi kumer. Ja sellega on nagu huvitav asi see, et ma nägin seda eemalt niimoodi, et Samsung teatavasti ma ei tea, kas kõige suurem, üks suurimaid monitoritootjaid ja neil on neid monitore palju ja seesama Odyssey Arc oli ka see kõrval ja teised väiksemad Odyssey monitorid, mängurimonitorid olid ja ma eemalt nägin, et midagi on see riiulil nagu, mis jääb silma kaugelt, eks ole, midagi on teistsugust ja loomulikult sina tead igapäevaselt poes seda, et OLED oma kontrastiga jääb nagu võrreldes LCD-ga silma, eks ole. Ja see oli ka nagu see, et kuigi need LCD monitorid on tegelikult ju väga head, siis selle OLED-i kontrastsus ta kuidagi niimoodi püüdis pilku, et ma kohe läksin, mis asi see on siuke, mis niimoodi nagu kaugel silma paistab. Ja see oli nagu, ja vähe sellest, et oli nagu meeletult õhuke, eks ole, kui monitorid tavaliselt on ikkagi tagant siuksed mõne sentimeetri paksused, paari sentimeetri paksused, see oli ikkagi millimeetrid. Ta on 3-4 millimeetrit. Just, et see oli asi, mis mul samamoodi nagu tõmbas üle saali otsa pilku võrreldes teistega. Siis ma saan aru, et ilmselgelt ikka OLED vist on tulevik. Jaa, see on pildiliselt on ka, et kui on ka näiteks on ülearvutit näinud, siis ülearvuti pilt, kui on kuskil stendis kõrvuti, on klassikalise LCD ekraaniga, ükskõik kui hea ja fancy mudel see seal on, paned sinna OLED ekraani kõrvale, siis selle pilt on kohe peal vaadates reaalselt erinev või teistsugune, et mõnikord inimene küsib, et kas sellel monitoril annab midagi nagu paremaks ka sättida, siis kahjuks ei saa. Et siin kohas OLED on ikkagi tema tehnoloogiline eelis, lihtsalt selle pildi loomisel on selline, et ta torkab silma ja on teistmoodi. Ja kui me räägime nagu siis, kui me monitorist telerite poole liigume, siis tegelikult telerid nagu väga uusi midagi eriti ei olnud, aga mis oli nagu see, et Samsung on teinud ju mitu aastat, meie turul veel ei ole mikroLED ekraane, mis on nagu sellised hästi suured tavaliselt olnud, meil on mini-LEDid ja OLEDid, eks ole. Ja mikroLED on nüüd, ta iga aastaga, algust oli mingisugune siuke, ma ei tea, üle meetri kindlasti suur ja meeletu kallises plokkides käis kokku. Sel aastal oli jällegi need läinud jupikaupa väiksemaks, nad teevad neid järjest väiksemaks ja lõpuks ilmselt nad üritavad kas OLEDi asendada või vähemalt seda vanat nende klassikalist LED-is asendada, kuna seal on nagu mikroLEDis on OLEDi eelis see, et ta on kiire ja nii-öelda see ei ole seda filtrit siin taustvalgustuse vahele vaja ja samas ta on eredam kui OLED, eks ole, mõlematest maailmadest. Aga praegust tehnoloogia on veel väga kallis, aga iga aastaga on näha, et Samsung nagu teeb selle sammu nii-öelda mõistlikule hinnatasemele lähema, eks ole. No Samsung on tegelikult ju ongi mitu aastat mini-LEDiga tegelenud ja lootus oli ju, et tema nii-öelda kodutelerite turule tuleb see juba siin, tegelikult vist eelmine aasta oli mingi aeg tekkis lootus, et tuleb juba nii-öelda eelmine ehk siis 2021 aasta valikusse 22 aasta tõenäoliselt ei tule, sest Samsung hakkas nüüd ikkagi ju ka OLED-i tootma just, et kas siis selle mini-LED-i või selle väga hästi toimiva mini-LED-i hinna alla toomine on lihtsalt võib-olla keeruline või raske või võtab lihtsalt aega, et seetõttu nad hakkasid oma seda OLED-i tootma, ehk siis, et mitte anda seda turuosa käest ära, mida praegult võtavad ju jõuliselt LG, just. Sony ja Philips oma OLED-idega, kes on nagu 3, vähemalt Eestis vist on vähemalt 3 nagu kõige tugevamat ja kõige suuremat OLED-ide pakkujat üldse. Just. Ehk siis Samsung tuli siis meie nüüd 2022 aasta mudelitega tuli ka nüüd OLED-idega välja, et neid saab siis Euronixi poodides vähemalt vaadata. Ja tegelikult OLED-iga tegelikult ei ole ju saladus, et Sony ja Philips kasutasid siiamaani, eks ole, LG paneeliga tegelikult kõik teised tootjad Hisense, kes meil siin veel valikus on. Vestel ja Panasonic, kõik baseeruvad LG-l. Ja nüüd on Sonyl olemas ka siis tegelikult see Samsungi 6D OLED paneeliga mudel ka valikus, eks ole. Samsung kasutab neid, või Sony kasutab mõlemaid paneele ja Samsungil endal on siis vähemalt üks mudel on see 6D OLED, eks nende enda tehnoloogial, mis peaks olema veidi eredam kui klassikaline LG OLED, kui LG teeb ka jätta oma Evo seerias selle eledusega järjest paremaid tulemusi. Just, jah, selle Evo seeria nüüd meil siin enda poes hakkame järjest
tootmisest välja panema neid, mis tulevad, siis me saamegi kõrvuti nüüd võrdlema hakata, et kas ja kui suur erinevus siis on Samsungi QD OLEDil ja LG EX paneelidel, siis nii-öelda 2022 uue põlvkonna OLED ekraanidel, mis siis on nii-öelda tema C-seeriast ülespoole ja Philipsil samamoodi siis Philipsil peaks olema uued, mis on 7 lõpuga, on need 8. seeriad, mis on siis just 807 oli just see, mida ma üks päev nägin Rocos oma silmaga, mis on siis ka selle LG EX paneeliga ja lisaks siis kõik need teised Philips omadused, Android TV ja Ambilight loomulikult, mis on nagu Philips eriliseks teeb, eks ole. Superkomplekt. Et seda võiks nagu ka vaadata, kui teleri valimiseks läheb, siis 7 lõpuga Philipsit uued mudelid on nagu väga, väga mõistlikud. Lisaks siis, eks ole, Samsungi puhul, mis mulle veel silma jäi, mida ma tegelikult olin kuulnud, aga ma jällegi oma silmaga näinud, oli uus frame, ehk siis frame teler, selle, et on lahti veidi, on selline, meenutab pildiraam, eks ta on selline puidust või puiduimitatsioonist raam ümber, vahetatav raam, mida saab vastavalt siis kas tujule või vastavalt disainile kodus muuta ja ta näitab siis, kui ta mitte väljalüü tasandis, ooterežiimis näitab siis praegu võib-olla võtab voolu, eks ole, vähendatud voolutarbega või energiatarbega režiimis kuskil 40% tema tavarežiimist kasutab ta siis elektrit selles nii-öelda maali režiimis ja kui ta on omal seinakiinnitus kaasas, paned seina peale, ta on täiesti flat vastu seina ja kuna tema ümbrisraami saab siis vahetada, ta originaalis tuleb musta värviraamiga, sinna ümber saad panna siis kas valget või mingit kreemikat või siis puidu imitatsiooni, et kui talle mingi pilt sinna ette manada, või siis kas sa annad talle mingist galeriistele pildi ette või siis sa saad nii-öelda kuumaksu põhiselt tellida, siukse nagu teenuse, et sul vahetab tuntud maalide pilte näiteks, et siuksed saad nagu teenuse, et siis sul reaalselt ongi toas seina peal väga ilusa pildiga nagu maal, et kes nii-öelda oskab vaadata, sa saab aru, et see on telekas, kes vaadata ei oska, see ei pruugi üldse aru saadagi, et see telekas seal seina peal. Et see on hästi ilus pildiga. Ja sellepärast tegelikult, mis mulle nagu jäi silma selle frame teleri või selle nii-öelda siis kunstiteosid näitava teleriga jäi silma see, et kui eelmiste aastate mudelitel oli see, et ta ikkagi nägi välja nagu teler, ehk siis see ekraan oli üsna siuke läiki või peegeldas tagasi, siis uus mudel on tehtud ülimatiks, ehk siis ta näeb välja ka välja nagu näebki välja nagu lõuend, eks ole, ehk siis sa ei saa enam aru, et tegemist on teleriga, vaid see tundubki päris maal. Ja see efekt päriselt silmaga vaadates kõrvuti niimoodi oli ikkagi nagu hämmastav, ehk siis see, et see telerit sarnasus oli sealt nagu ära võetud ja samal ajal ma kahtlesin, et kui see matiks tehtud, kui palju kontrastist kaotab, aga tegelikult see kontrast on jätkuvalt nagu väga hea, et nad ei olnud ka sellest nagu alla andnud. Ehk siis see oli nagu huvitav ja asi, mida nagu samamoodi oma silmaga nähes saab aru, aga pildi pealt nagu võib-olla ei pruugi nagu aru saada, eks ole, kui palju see uus mudel paremaks on läinud, just nagu selle pildi või maali kuvamised loomulikkusest. Ta ei peegelduks, et just. Siis pilt oleks võimalik tulles, eriti kui sul toas on palju valgust, et siis see ekraani nähtavus halvenebki selle tagasi peegelduva valguse tagajärjel, et aga kui matt ilus pind, siis ta jälle võimalikult palju sükse maali poole on see ekraani enda, nagu ütleme tänu sellele matile pinnale on siis minnakse või liigutakse siis rohkem selle maalile sarnasema pildi poole rohkem. Just. Et ta nagu see frame, selle sõna see frame olekski siis nagu tõesti näeks välja nagu siis nii-öelda maal ja pildi et pilt seal sees. Ja kolmas asi, mis mul Samsungi juures silma jäi, oli heli, ehk siis kui mälu mind ette, see oli S800 soundbar, ma ei tea, kas meil on siuke asi juba müügis või mitte, veel ei ole. Aga ta on selline eriti õhuke või eriti peenike, et ta on kõvasti peenem kui kõik teised Samsungi soundbarid ja kõvasti peenem kui minust ükski teine soundbar, mida ma näinud olen. Ja lisaks on tal siis hästi kompaktne bassikõlar, juhtmete loomulikult, ja sinna saab ka siis osta juurde või panna nagu, ta sobib sinna frame teleri juurde, kuna sinna saab ka neid puitimitatsiooni sama disainiga raam ümber panna. Ja üks asi oligi see, et kui õhukad oli ja kui head häält ta selle juures tegi, et see pisike kompaktne bassikõlar, millel on siis selline aktiivne element, teisel pool on siis passiivne radiaator, mis võimendab juurde, ta oli väga väike ja ta tegi kõvasti paremat häält kui nii mõnigi palju suurem soundbar, et see oli nagu hämmastav, et võttis nagu ikkagi tõmbas tähelepanu oma helikvaliteediga ja selle suurusega, et kui sul vähe ruumi on või tahad, et asi oleks võimalik diskreetne seal teleri all, siis see on nagu asi, mida võiks kindlasti vaadata, et ilmselt see ka varsti meile jõuab. Et see on HVS 800 on see mudel. Ja
Viimane Samsungi asi, mille ma tahaks nagu peatuda, oli tegelikult siis kodumasiinates, nad olid, see ei olegi nagu toode, aga nad näitasid, kuidas saab teha nagu disaini, neil oli tegelikult selline nurk, et kui on vähe ruumi, siis mitte ei olnud üksteise peal, ei olnud pesumasin ja kuivati, vaid nad olid üksteise kõrval ja sinna nende peale oli, nad olid pandud nagu sellisesse garderoobi sisse või nii-öelda, et ühel pool kõrval oli riiul, üleval oli siis riidepuud või selles mõttes nagu sellised ja kõrval oli pandud, ukse külge oli pandud peegel, siis kuivatuskapp, mis Samsungil on see suur, eks ole. Ja siis eraldi oli veel ka jalanõude kuivatuse selline kapp. Aga just see lahendus, et see, kuna peegel oli, eks ole, seal kuivatuskapi küljes, siis tegelikult ta nagu harmoniseerus nagu, et kui sul vähe ruumi on, saad nagu mitu asja korraga ära kasutada, eks ole. Et see oli nagu väga huvitav lahendus. Siit me jõuame võib-olla LG juurde. LG-l oli tegelikult 2 huvitavat asja. Üks oli siis painduva ekraaniga telel kriips monitor, ehk siis tegelikult vist oli ikkagi monitor, aga saab kasutada ka telerina. Esimene minu teada maailmas, millel sai siis puldist teha ta kas lamedaks või kumeraks, et kasutuscase väga lihtne, et kui sa tahad üksi mängida või tööd teha, siis sa paned ta kumeraks, sul ligidel istud, kui sõpradega tahad filmi vaadata, lased ta lamedaks, lähed natuke kaugemale ja vaatad, eks ole, filmi. Et selles mõttes selline väga huvitav kontseptsioon ja töötas nagu ülihästi, et ta tagant on, kuna ta on nüüd hoidik või selline, mis siis teda kumeraks lamedaks teeb ta natuke paksemaks kui tavaline monitor, aga samas ka tavaline monitor seinakinnituse või lauakinnitusega ei ole ju tegelikult väga väike. Just, see tagumine pool võib-olla jah, kas kelle, muidugi on inimesi, kellel on oluline, aga see on niisugune niivõrd eriline lahendus, et seal pool tehnika, mis seal sees seda nii-öelda väänab kumeraks, võtab natukene ruumi. Just, ja kodumasinate poole pealt jällegi, kui me enne rääksime siin Frame'ist, mis võib-olla natukene võtab voolu, kui ta nagu ooterežiimis töötab, siis teine asi, mis võtab natuke voolu, mis tänapäeval on selline veidi karm teema, kui on elektron kallis, aga huvitav on sellegi poolest oli siis, kui Samsungil on bespoke külmikute sari, eks ole, mis on sellised värviliste ustega, erinevad värvisatellida uksi, on siis selline huvitava disaini lahendusega külmkapiseeria, siis LG läks nagu ühe sammu edasi, ehk siis nad tegid nüüd samasugused värvilised uksepaneelid, aga mitte siis nii-öelda värvilisest mingist metallist, vaid hoopis LED-lambid on seal sees ja neid saab jooksvat, sa saad iga uks koosneb 4 paneelist, ülemine, alumine, parem, vasak ja sa saad igat seda poolt siis äpist vahetada, mis värvi ta parasti on, eks ole, et kui sul, mis tuju on selle järgi või selle järgi, et kuidas sul parasti tapeedi või seinavärviga sobib, eks ole, saad ise äpist muuta. Et siis, kui teised tulevad koju, siis vaatad, külmkapp on punane, siis tead, et hoia köögist eemale. et kerge siuke märguanne, et kui juba külmkapi uksed punaseks läinud on. Kujutan ette, et ma küll seal nii kaua ei saanud aega veeta, et küsida, kas mingisugune nutikodu integratsioon seal ka on, aga näiteks see, et kui mingisugune, ma ei tea, sõnum tuleb või midagi, siis ta teeb mingit muudab värvi, eks ole, et võiks olla huvitav. Tõenäoliselt, ma arvan, see, kui juba läbi äppi käib, siis ei ole enam, see ei ole kuigi keeruline tõesti, et kohe varsti tuleb see. Täpselt, et selline huvitav LG asi oli ka. Aga kui me vaatame nagu seda, mis tegelikult on trend, siis ikkagi, kui me siin elektrist olen paar korda rääkinud, siis suur trend on energiasääst või tegelikult mitte ainult energiasääst, vaid energia kogumine ja salvestamine ja siis taaskasutamine. Ehk siis nii uued kui vanad firmad, kes on tootnud akupankasid ja akusüsteeme, on nüüd hakanud nagu eriti aktiivselt tootma akusüsteeme ja seal meiegi valikus olev EcoFlow oli paari uue tootega, eks neil on siis sellised akujaamad, millel sa saad ühendada põhimõtteliselt laeta täis ja siis sa saad ühendada sinna oma tavalised kodused asjad, eks ole, tavalise 230 voldise pistikuga, neid on see mitu tükki, 12 voldise autopistiku võid ühendada, USB-sid on mitu tükki ja siis lisaks sellele laetaval jaamal saad sa ühendada sinna mitu sellist akujaama veel juurde, mis siis nagu seda mahtu suurendavad. Ja kõiki neid asju saad sa siis laadida nii kodust, EcoFlow'l ja minu teada ka Jackeril oli olemas võimalus laadida neid autolaadijatest, ehk siis elektriautolaadijatest, kui sa oled kuskil tee peal, tahad laadida, ja lisaks siis ka enamus neil on olemas päiksepaneelid. Ja Jackeril näiteks saad ühendada 4 200 wattist päiksepaneeli 1 800 wattiseks jõujaamaks, mis päris kiiresti see täis laeb. Ja Jackeril oli veel paar huvitavat asja, üks oli tuulegeneraator, selline 2 tiivikuga pisike tuulegeneraator, mis andis ka vist kokku 200 vatti,
väga palju ei ole, aga kui sa ikkagi ööseks tööle jätad laadima, siis hommikuks on nagu nii mõnega asja täis laadinud, eks. Kui tuult on. Just, kui tuult on. Ja selle sa saad panna omale, kui sul on maja või suvil, saad panna aeda, eks ole, ja ta käib kokku hästi kergesti, klõps kokku, paned garaaži ära, et ta ei võta ka palju ruumi, et on palju väiksem kui need mingid suured tuulikud. Praegu sügisesed ilmad tuult on, miks mitte, kui on natukene aias ruumi on ja süke suur akupank on olemas, miks mitte seda? Tegelikult saad ju panna sinna ka siis nii tuulegeneraatori kui päiksepaneeli ja vastavalt mida siis on, seda võtab, eks ole. Et iseenesest huvitavad lahendused, muidugi tuleb öelda, ega need asjad ei ole odavad, enamus neist maksavad ikkagi tuhandeid, eks ole, et see on selline lahendus, aga algselt olid nad mõeldud ikkagi selle jaoks, et kui sul kuskil suvilas või maakodus vool ära läheb, siis on sul olemas see backup power, eks ole, aga tegelikult praegu nad ikkagi ka rõhuvad selle peale, et sel hetkel, kui sul on öösel millega sul on odav elekter, saad selle aku täis laadida ja päeval kallim elektri ajal selle pealt laadida. Ja kui sul see elektrivajadus on suhteliselt suur, siis tegelikult see võib isegi see mitu tuhat võib ära tasuda päris kiiresti. Sel juhul on muidugi, ongi, mida soodsam energia, sel juhul laed ja hiljem kasutad nii, et ei pea. Et tegelikult kui sa ostad selle suurema akujaama või siis lisaaku sinna juurde, siis tegelikult saad kogu oma päevase energiavajadus sellega ära katta, et sa võib-olla ei peagi väiksemas maakodus kunagi nagu ennast selle energiapakkujaga enam siduma, eks ole, saad endaga hakkama. Ja Jackeril oli veel üks huvitav asi, mitte ma ei oska kuidagi praktiline see oli, aga vähemalt põnev oli küll, kohati natuke naljakas oli siis selline kineetiline laadimislahendus, mis nägi välja nagu suur ratas, kui teete autoratast, mis on nagu hästi lai ja selle on niisugune konks küljes, millega said ta siis ühendada autosappa ja 5000 vatt-tundi on aku seal sees, saab muidugi laadida vooluvõrgust, aga põhimõtteliselt oli siis, nad lubasid seda, et kui seda auto taga sabas vedada tee peal 200 kilomeetrit, siis on aku täis. Ju siis peab hästi vastu pidama ka, et tundub ka tugev olevat, kui suur tükk, aga... Ei kui palju ta ainult auto kütuse kulu suurendab? Elektriauto on. Just. Siis ta jääb nulli. Et siis pead kalkuleerima, et kuidas oleks kasulikum, kas vedada rulli taga. Kui sul elektriauto on, siis tegelikult sul on mõistlikum minna sinna kiirlaadija külge, padata seal, laadida seal täis võib-olla. Aga jah, et selles mõttes huvitav asi, mis siis nagu vanasti mina mäletan, Philipsil oli see Vändaga raadio, mis generaatoriga töötas, kui selle elektrit ei olnud saadust. Need on praegu olemas. On, jah. No, aga see on umbes selline Vändaga raadioga siis nagu 1000 korda suurema võimsusega, eks ole, et täitsa huvitav lahendus. Aga jah, et trend oli siis see, et sellised elektrit salvestavad ja pärast hiljem välja andvaid seadmeid oli IFA-l väga palju tohutus koguses, et tuntumad tootjad, vähem tuntud tootjad, igasugused Hiina tootjad, meie siin Eestis kõige tuntumatest ilmselt ongi Ecoflow, mis meil endal valikus on ja Anker, kes on siis selline akupanga tuntud tootja, eks ole, et nendel olid nagu sellised Ecoflow muidugi väga suur akulaadimissüsteemide toot. Võib-olla kui me arvutite poole läheme, siis üks asi, mis oli nagu hästi huvitav ja millest tekkis lausa nagu selline kerge võitlus kahe tuntud arvutitootja vahel oli siis painduva OLED-ekraaniga selline hübriidarvuti, mis on nagu tahvelarvuti ja sülearvuti vahepealne asi, Lenovol oli selline ja Asusel oli selline olemas ja siis põhimõtteliselt on siis tegemist põhimõtteliselt nagu tahvelarvutiga suure ekraaniga, mille sees on kõik see tarkusprotsessor ja mälu ja nii edasi ja ta saab siis nagu selliseks raamatuks kokku voltida või siis tee lahti kasutada ekraanina, Bluetooth klaviatuur on kaasas või võib selle Bluetooth klaviatuuri panna 90 kraadi alla volditud arvuti peale ja siis ta on selline 12-tolline sülearvuti. Lahti volituna on see ekraan 17 tolli. Natukene erinevad olid nad, aga Lenovo oli mõni aasta tagasi oli sarnane asi. Ja Lenovo on juba teine. Ja aga see uus on märgatavalt parem, ta on õhem, ta ekraan on kõvasti parem ja klaviatuur on selle võrra suurem, kuna ta ise on natuke suurem, ehk siis ta on juba nagu selline täis mõõdus Lenovo väiksem arvuti klaviatuur, XR klaviatuur, eks ole, et tegelikult mulle tundub, et kui need hinnad ka lähevad nagu mõistlikuks, praegu nad ikkagi maksavad seal, niimoodi Lenovo oma on 2500, kui nad siin enne jõule müügile jõuavad ja Asus oma vist oli üle 3000, et kui nad ikkagi jõuavad sinna, ütleme kuskil 1500 euro kanti, siis võib-olla muutub siin selliseks, et tegelikult nagu tasub sellist asja osta, et praegu ta on võib-olla selline lihtsalt nagu äge asi, mida vaadata ja tulevik toob, eks ole. Jah, seda peab nägema tegelikult. Just. See ongi, et kui sa muidu jälle nagu ei saa aru, et kui äge tegelikult see seade ise on, et kui sa klapid lahti, tal on klaviatuur ka olemas, siis ta on suur 17-tolline monitor, mõnusalt kerge, siis väänad ta kokku
Ja paned kotti ära, lähed minema, sa võid näiteks kontorisse jätad klaviatuuri maha ja võtad ta näiteks nagu tahvelarvutina koju kaasa ja siis korrustus saad samamoodi lahti tagasi painutada, sa võid kasutada ekraani klaviatuuri, tal on endal olemas nii-öelda puuteekraan. Hiir on külge seotud ja tegelikult saad igal pool kasutada nagu tavalise nii-öelda nagu arvutina, tavalise läpparina. Kontoris võid kasutada veel välist klaviatuuri, kui sa tahad väga suurt ekraani saada, et nii-öelda, kas sa kasutad 12-tolist ekraani või keerata siis nii-öelda horisontaalasendisse ja kasutad 17-tolist ekraani, et see on, pead ise nägema, et kui ilusa pildiga see aparaat on ja tegelikult jah, kui siuke innovaatiline lahe kontseptsioon on. See oli hästi huvitav asi ja tegelikult arvuteid ja siis mänguarvuteid ja sihukese asju oli seal üldse nagu üsna palju, nagu ikka sellistel üritustel, aga enamus neist olid sellised lihtsalt uuema protsessori saanud tavalised asjad, eks ole. Just, tavalisel lauarvutis seda saad tuunida ja disainida. Detail seal sees on ikkagi siuke, iga aasta tuleb natukene vingem protsessor välja. Natuke rohkem mälu või kiiremat mälu ja natuke suurem kõvaketas ja seal vist võisteldakse rohkem praegu sellel, mida futuristlikum disain või mida erilisem disain, mida teistel ei ole, et see on nagu äge ja lahe, aga tavalise võib-olla lauaarvutina on silma paista keerulisem, et kui erinevalt nendes nii-öelda läppari või siis ülearvuti lahendustest, et need on nagu põnevad. Bitbiti kelladest me rääkisime, mida nad seal aktiivselt näitasid tegelikult juba ühes eelmises saates, et sellest me üle rääkima ei hakka, küll aga Garmin näitas kaudkella, siis Venue SQ2 ehk siis uus Venue SQ, mis on nüüd, põhivahe on selles, et kui eelmine Venue SQ oli siis Venue seerias kõige soodsam mudel, see on kandiline, veenutas veits Fitbiti või Apple Watchi ja oli LCD ekraaniga, siis uus mudel on OLED ekraaniga ja sarnane teistele Venudele, mis on siis ümmargusekraaniga, tema on kandiline ja väga sarnane ka kõigi omaduste poolest. Ainus asi, mida tal ei ole, arvestades, et see on suhteliselt soodsat hinda, on siis see, et tal ei ole rõhusensorit, ehk siis ta ei suuda rõhu järgi arvestada kõrgust, ehk kui kõrges kuskil mägedes oled, mitu trepi aastat sa oled päeva jooksul käinud, kõik muud asjad, GPS on olemas, Garmin Pay on olemas, 2 versiooni on tavaline ja siis suurema mäluga Music Edition ja Music Editionil saad siis kas ise muusikat peale panna või Spotify'st või Deezerist synkida või mingid podcasti äppide kaudu. Ehk siis tegelikult selline soodne Garmini kell, mis ilmselt ma usun, kõige rohkem just Fitbitile konkurentsi pakub, et võib-olla pakub konkurentsi natukene ka Samsungi kelladele, aga tegelikult, sest Samsungil on ka soodsam seeria on ikka üsna hea hinnaga, eks ole. Et lihtsalt Garmini aku kestab kõvasti rohkem. Nad ei ole nii nutikas. Nad ei ole nii nutikas. Ta on mõeldud just nagu spordikellaks. Et selline huvitav nagu Garmini kell, mis on, mulle see eelmine meeldis, aga põhiline puudus oligi see eelmise mudeli see, et see LCD ekraan ei olnud väga detailne, siis selle uuele OLED on ikkagi OLED, eks ole, et resolutsioon on 2 korda suurem ja loomulikult päiksevalguse käes näeb seda väga hästi, nii et selles mõttes väga, väga mõistlik kell. Sükse alla 300 euro kandis on väga tervitatav. Ja üks asi, mida me teadsime, et tuleb, aga mida ikkagi nüüd üllatavalt palju oli IFA-l näha just nutikodu poole peal oli ikkagi see, et Mäder standard tuleb ja meie erinevate tootjate nutiseadmed hakkavad koos üksteisest aru saama. Ja see on nagu väga hea, et väga paljud, ükskõik kellega sa küsisid, kõik ütlesid et me toetame Mäderit. Mõned tootjad, näiteks Eve, kes teeb ainult Apple HomeKitiga seadmeid. Neil oli ikka boks oli nagu Mäderi klepekaid täis ja nad tegid ka demo, kuidas Apple HomeKiti asju sai nende boksis juhtida siis Google Nest kõlari kaudu. Nii et töötab. Ja see on nagu väga äge, et ma ei pea enam muretsema sellest, mis firma toode mul on, kui ta Mäderit toetab, siis nad omavahel räägivad, eks ole. Ja see oli nagu lisaks energia salvestamisel selline teine suur trend, et mulle see nagu väga meeldis. Üks huvitav toode, mille proovimist ma ise ootan, on Jabra Elite 5 klapid. Et kui sina kannad ka Jabra klapp, eks ole, ja mina samuti. 7 Pro. Just. Ja Elite 5 nad ise ütlevad, et peaks jääma 3 ja 7 vahele, või Elite 4 ja Elite 7 vahele. Ja nad ise ütlevad seda, et mürasummutus peaks olema kõvasti parem, kui on isegi 7 Pro, nii et ootan huviga. Et heli poolest nad ei ole see väga suuri muudatusi teinud ja välimuse poolest, aga siis mürasummutus, mikrofoni nad lisanud sinna ja teinud lisaks selliseid mürasummutuse paremaks tegemise lahendusi, et kui me nüüd nägime siin eelmine saade, just rääkisime Apple'i kohe müügil jõudvatest
AirPods Pro 2-dest, mille mürasummutus on Apple'i väitel 2 korda parem, et siis konkurentsi ongi vaja. Sest muidu Apple läheb turul eest ära, eks ole. Et siin ilmselt Sony teeb ka varsti midagi põlevat. Et sellised tooted olid veel, eks ole, mida me seal nägime. Et iseenesest arvestades muidugi siin oli ka Sony telefon, Sony küll ise ei olnud IFA-l, aga Sony ikkagi telefoni seal partnerite kaudu näitas, mis oli selline 1000 € ja sellisest eelmisest tipptelefonist võetud kaameratega versioon. No Sony telefonid on alati olnud sellised omapärased, huvitavad ja teistsuguse kui teistel tootjatel, eks ole. Ja siis paljud siin tehnikaväljaanded andsid show parima telefoni auhinna Honor 70, mis on siis selline Huawei'st välja kasvanud bränd, et kui Huawei on nagu siin Euroopas üsna keelu all ja ei tohi kasutada Google'i teenused ja nii edasi, siis Honoril on kõik need teenused olemas ja sellise 500 € kandis telefon, mis ma ütleks, et siin pakub konkurentsi Xiaomi'le ja OnePlusile, eks ole, et oma sellises tippnäitajatega mu telefon. Just. Poole hinnaga. Vaadates paljusid teisi selliseid tippmudeleid, et näitajad on ikka ulme ilusad. Telefon ise on ka nagu hästi ilus, et selles mõttes on nagu näha, et ka sealtpoolt ikkagi mingisugust uuendus ikkagi tuleb hoolimata sellest, et nagu keeruline on naasitootjatel praegu siin turul hakkama saada. Need olid nagu sellised põhilised asjad, mida IFA-l nägin, et hästi palju oli muidugi pisiasju ja hästi palju selliseid põnevaid vidinaid. Raili näitas siis suhteliselt suur elektritõukside tootja näitas sellist tõuksi, mis ei käis ainult mitte niimoodi madalaks kokku, vaid käis ka omakorda nagu teistpidi kokku, ehk siis ta oli kuskile bussi kaasa võtmiseks nagu selline hästi põnev lahendus, et see oli nagu hästi huvitav. Üldiselt oli muidu tõukse ja siis elektriliikureid oli kõvasti vähem kui varasematel aastatel, ma ei tea, kas see trend hakkab läbi saama, kõigil on olemas või on nüüd need põhitootjad on välja kujunenud ja väiksemad tootjad enam nagu turule ei tule, eks ole, et võib-olla on ka see. Aga hea oli üldjuhul teada ikkagi seda, et nagu innovatsioon käib ja mina sain nagu endale ikkagi selgeks selle, et tuleb nagu käia ja oma silmaga näha ja teil tasub kõigil poes meie juures käia ja oma silmaga näha, sest et üks asi on see, kui sa loed midagi või kuulad siin sellist saadet, nagu meie räägime, eks ole, teine või vaatad YouTube'ist. Teine asi on see, kui sa ikkagi nagu näed oma silmaga, kui suur ta on, milline tegelikult on, kuidas ta koju sobib, eks ole, et selline oma silmaga nägemine on tähtis ja sellele sain ma seekord jällegi Berliinis taaskord kinnitust, eks ole, et peab nägema asju oma silmaga. Mõne asja puhul see ei ole nii oluline, mõne asja puhul on see palju olulisem, aga üldiselt on ikkagi see, et oma silm on kuningas ja selleks meil tegelikult ju poed ongi, et teile neid asju näidata. Just, tulge läbi, vaatame üle. Aga meie täname kuulamast ja loomulikult ütlen siia lõppu veel kord, et kui te soovite anda teada, millest me võiksime saates rääkida või mis teemal nõu anda, siis palun kirjutage meile. Meie aadress on saade@euroniks.ee või jätke oma kommentaar või küsimus meie sotsiaalmeediasse, Facebook, Instagrami, loeme need ka üle ja võtame kõik arvesse. Meie täname kuulamast. Kena päeva!